Sel suvel oleme TV3 uudistes käinud ikka erinevatel laatatel, igal esmaspäeval on selline lugu eetris ja tänases loos oleme jõudnud Varbola laadale ja esimene asi, mis siin tervitab, on kanamüügiauto. Kanaringiks kutsutakse kaubikut, kust müüakse kanu ja see sõidab päevas läbi üle 10 koha. Niimoodi kanu müüvaid firmasid on aga rohkem kui üks. Mõnel firmal sõidab samal päeval mitu autot ja kuigi igas autos on sadu kanasid, pole harvad juhud, kus päeva viimastes kohtades jäävad inimesed kanadest ilma, sest otsas on. Kanad on populaarsed. Esimesena saab oma kanad selles peatuses kätte Viivi. Olen eluaeg kanu pidanud. Miks? No ikka munad omast käest ja maakoht. Nagu poemunad on ju tegelikult lõppkokkuvõttes palju odavamad. No olgu peale, jaa, on kindlasti. Aga oma on ikka parem. Ka Margit tuleb kanu ostma, sest kanad ju peavad lihtsalt olema, kui maal elad. Pange tähele, kui ilmekalt ta silmi pööritab, kui teda poemunade jutuga provotseerin. Kas maal siis ilma kanadeta ei saa? No kindlasti saab, on ju, aga kui sa ju elad maal, miks mitte siis kanu võtta? Aga poemunad tulevad ju lõppkokkuvõttes palju odavamad. Ma ei ole väga kindel, mulle ikkagi meeldib oma kanamuna. Kuid Viivil ja Margitil on kanadega üks ja sama mure, mis kummitab paljusid, kes kanu peavad. Kuulame, miks Viivi kanu juurde vajab. Minul oli eile niuke mure, et tõhkviis või kessloom. Hops, sukene. Keegi viis ära mingi kana? Nii, et 3 nädalat tagasi ostsin 10 noort kana vanadele lisaks ja üks jäi alles. Tegi puhta töö aia. Kes see oli siis? No ei tea. Palju teil kanu on? No meil ei ole palju, me ei ole nii-öelda suured kanapidajad, aga praegu meil on 6 kana tuleb. Ja võtate juurde? Ma arvan, et me piirdume 6 kanaga, et me ei taha neid munega pärast müüma hakata, et hea meelega sööks ise neid. Te praegu võtate 6 esimesed kanad on teil või? Ei ole esimesed, me oleme mitu aastat pidanud, aga meil see kevad on paar õnnetust olnud, et rebane viis meil 1 kana ära. Ning ei, rebas ohvriks kanade langemine pole omaniku lohakus. Rebast ei huvita elektrikarjus, tavalised raadi närib tal läbi, takistused kisub küünte ja hammastega eemale ja 10–20 sentimeetrit aia maa alla panek teda kaisega. Kindlasti on rebased, peab korralikult selle aia ikkagi ära turvama võrguga, et ta kaevast väga kiiresti, meil 2 tundi käisime ära ja ta kaevast aialt läbi ja viis ära kana. Rapla lähedal on loodust palju. Mitu kohalikku rebast inspekteerivad igapäevaselt kõiki kanadega majapidamisi, kust aga saaks küüned taha ajada. Niirgid passivad väiksemaid auke ning kotkad valvavad ülevalt, kui keegi kanadest on uitama pääsenud. Ümber Rapla tiire tegevad ilvesedki ei ütle kanast ära. Kuna tänapäeva metsloomad ei karda eriti ka aedu inimesi ega koeri, siis iga väike võimalus kasutatakse ära. Aga peamiselt ikka on kurja juur rebane. Rebaste probleem on üle Eesti ja rebastel on praegu kutsikad ja rebased toidavad oma kutsikaid praegu. Ja nad tassivadki kanadest kõik tühjaks. Kanad lähevad kaubaks hästi. Noore kana hind on 6–12 eurot, olenevalt piirkonnast, müüjast ja peamiselt muna värvist. Nad on kogu aeg populaarsed olnud, eks, aga praegu on lihtsalt kõrghooaeg. Et selles on ka asi. Ja teisalt on nagu see, et munahind on poes ikkagi kalliks läinud ja see mõjutab. Mida tähendab kana puhul hooaeg, et nüüd võetakse kanu ja mõnel teisel ajal ei tasu võtta? Kevadel ikkagi võetakse enne vahetult enne jaanipäeva. Ja siis sügisel võetakse ka, aga nõksa vähem. Kes noort kana ei raatsi osta, siis farmid müüvad ka juba aasta munenud kanu 1–2 euroga, sest kana muneb hästi esimesel aastal. Enam-vähem midagi muneb ta ka teisel aastal, aga edasi on ta juba suuresti silmarõõmu ees, nii et paljud kanakasvatajad pärast esimest aastat, jätame selle jutu rääkimata, sest vaatajate seas on ka lapsi ja linnainimesi. Selle asemel läheme uudistame laata. Traditsiooniliselt püüan 6 korra teha, aga vahepeal tuleb niimoodi teha ka, et üle kuu teha. Et müüjaid on vähemaks jäänud, ostjaid on vähemaks jäänud, aga ega see ei morjenda. Ostjaid on vähemaks jäänud, müüjaid on vähemaks jäänud. Kuhu nad siis kadunud on? Rahakott on tühjemaks läinud, aga ma olen nipitaja tüdruk. Nüüd ma tegin niimoodi, et auhind on ka kõigi ostjate vahel. Ostad sa 1 piruka või kohvi, ikka osaled suures auhinnas. Et nii, et sa võid osta auhinna, äkki tuled rahvamajja peole aasta lõpul. Laatade vahel on korraldajate seas konkurents, kes suudab enda juurde kõige rohkem ja kõige erilisemaid müüjaid meelitada. Müüjate vahel on konkurents, kes ostjaid just enda leti juurde meelitab. Mille järgi teevad müüjad valiku?
Millega te nagu arvestate, kui te peate valima, et millisele laadale tulla, millisele mitte? No täna toimub üle Eesti umbes 20 laata, ma arvan, aga miks just täna siin Varbalas? Täna siin ma olen enam-vähem kogemata, et see jäi mul koduteele, ma tulin grillfestilt, aga üldiselt laadakalender lahti ja sisetunne ja mingid eelmiste aastate kogemused. Ilmateade on kindlasti üks sellest, mis otsustab, et kas tasub minna kuhugi või mitte. Ja eks kogemus, et mis on mu enda ümbruses väiksed otid pigem, siis nendele inimesed juba ootavad, et põhiline on siis kanamuna ja mesi, mida nad väga tahavad. No tegelikult on põhimõtteliselt kogemuse järgi, aga see on niimoodi, et inimesed suhtlevad oma vahel, kes laadal käivad ja siis see info levib üsna kiiresti, kus kohas on kliente ja kus kohas tasub rohkem müüa ja selline kontsentratsioon tekib, milline laat hakkab tööle, et seda ongi raske öelda. Kas ei ole selline ametisaladus, et kui keegi laadakauplejatest leiab hea koha, kus on palju ostjaid, siis ta pigem hoiab saladuses ja hakka seda teistele rääkima, et oi, näed, seal on head ostjad. Ja, ma tean ka 2 sellist kohta, aga ma ei saa rääkida. Ma ainult üksi käin seal. Minu ettekujutus oli, et halva ilmaga keegi turul ei käi ja pole mõtet tulla ei ostma ega müüma. Aga kogenud laadamüüjad ütlevad, et ma eksin. Tegelikult on niimoodi, et kui on hea laat, siis ta on iga aasta nagu ükskõik mis ilm on alati rahvas kohal ja alati on selline aktiivne ostja. Alati on mõtet välja tulla, et küll võib-olla ootusid tuleb natukene allapoole tuua, aga alati on mõtet välja tulla. Sellised laadahaid, nemad nagu räägivad, et kõige paremad laadad, kõige aktiivsemad inimesed ostavad siis, kui ilm on selline, mitte päikeseline, vaid natuke halb isegi, vihmane, kergelt jah, et see on mitte päris nagu külm, aga mitte just selline päikeseline ja rannailm, et siis on nagu ostmine kõige parem. Nüüd me läheme aga ühe leti juurde, mille taga on lausa omaette lugu, nimelt Toivo. Valmistub kolima maalt linna. Aga linnas on vähem ruumi ja seal ei ole vaja selliseid asju, mida maal on vaja, nii et kõik üleliigse kraami müüb ta nüüd maha. Korter ei sobi lihtsalt. Vanas majas ja teise korra peal ja see on niisugune trepp on niivõrd järsket, et ei saa seda libamisi mitte midagi teha. Varbala kortermajast, kus treppi ei ole, kolib Toivo Tallinna lähedale suurde asulasse, 3-kordsesse majja, kus lift olemas. Selline maja on puusadele palju parem. See saab seal küünla panna või midagi. Rippuma niimoodi. Palju maksab selline asi? 20, seal saaks, see on ikka natuke eriline ka. Niimoodi võibki just laatadel kohata väga erilist kaupa ja erilisi inimesi huvitavate kogemustega. Järgmisel esmaspäeval jõuame aga juba täiesti teistmoodi laadale, kuhu seda saate näha siis, kui nädal möödunud.